my true collectible. Famous, oh so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul on my true collectible. Famous, oh so famous, number one desirable. I do what I want when I want. Tervitused, armsad kuulajad, mina olen Elis ja tervitan siit teid enda kodust. Just nimelt tänase külalisega mõlemad oleme oma kodudes ja teeme saate sellisest mõnusast atmosfäärist, kus me oleme harjunud olema. Ja mulle on külla tulnud, võib-olla teate Instagramis Janne Müstik ja tuleb juttu tegelikult väga põnevatel teemadel järjekordselt. Et kuulete võib-olla põnevaid termineid, sõnakasutust, mida võib-olla varem ei ole kuulnud ja tänane saade võib olla mõnele nagu trigerdav, mõnele mitte, et see võtke täitsa nii nagu tunnete, et on teile, mis on teie tõde, eks ole, et võtke siit võib-olla endale mingid tükikesed. Et mul on täna külas spirituaalne naiselikkuse õpetaja, homopaat Janne Heinlu, tere sulle! Tere ja aitäh, et sa kutsusid mind. Ja ma kuidagi olen sind jälginud ikkagi silmanud, kui ma olin reisil ja siis nagu ikka ma arvan, et meie enda juhatus kuidagi juhatab meid nagu jälgima mingeid inimesi, kus me saame seda mingeid valguse killukesi või enda tõe killukesi või sellised, mis nagu tegelikult tundub täiega õige, aga ei ole veel endasse nagu integreerinud või kuidagi ei kehasta veel seda ja ma arvangi, et seetõttu ma väga nagu tundsin kutset just sulle kirjutada ja sind saatesse kutsuda. Aitäh! Ma võin siia öelda, et see, mis sa kirjeldasid, selle kohta on ka nimetus ja see on resonants. Et resonants ei toimu meil siis intellektuaalsel tasandil, vaid ongi meie hinge äratundmine. Et see on hingeline selline resonants, ehk sa tunned ära, et miski kõnetab, miski tõmbab, miski resoneerub sinu hinge tõega, aga mõistus ei pruugi veel aru saada, et mis see täpselt siis on või kuidas. Jah, niimoodi oli küll tõesti. Sa tegeled nii huvitavate asjadega, et mis see näiteks see oraakel tähendab, et paradiisi teaduses oraakel, lugesin sinu Instagrami biost välja. Oraakel. Kes on oraakel? Oraakel, erinevad nimetused, eks ju, teadja, nägija, aga tegelikult võib-olla natuke siis lihtsamas keeles ma ütleks niimoodi, et meil kõigil on ligipääs tõele ja algallikale läbi enda, eks, ja kogu meie siis selline enesearengu, enesetervenduse, kuidas seda nimetatakse tegelikult mäletamise ja ärkamise tee, ta päädib ühel hetkel puhastusprotsessiga. Ja kõikide puhastusprotsesside tulemusel sinu oraaklikanal puhastub. Ja sa kuuled sa saad otse ühendusse ja kuuled otse juhatust, otse siis Jumalalt. Nii et oraaklid on alati tegelikult olnud preestrinnad, naiselikud naised, kes on siis ühe kuninga oraaklid, see tähendab, nad on pühendunud suhtes liidus mehelikuga. Ja see on siis see tingimus või see teekond sinna, see ongi siis naiseliku valgustumisteekond, kus tema oraaklikanal saab siis varjutuste vabaks. Ja kõige selle ümber tegelikult ka ma kõnelen ja koolitan. Et ma ise olen siis läbi enda spirituaalse ärkamise jõudnud sellesse kohta ja sinna on mind initsieeritud ja ma teen siis sellist tööd naiste nõustajana. Kas kuna see hetk oli, et sa tundsid seda kutset, et seda üldse nagu avalikult hakata seda teadlikkust nagu tõstma naistes ja ma ei tea, kas sul käib mehi ka või on ainult naistele suunatud? Käivad üksikud mehed, aga siin on see, et mida enam ma olen siis Jumalasse laskunud ja ärganud, seda vähem ma võtan meeskliente, sellepärast et naiselik naine, ta ei saa õpetada ega juhatada mehi. Küll aga kaksikleegi alkeemia protsessi kursusel mul on alati olnud ka mõned mehed. Nii et neid on, aga see on väike hulk ikkagi.
et valdavalt ma ikkagi olen naiste ja liidu õpetaja ja nõustaja. Ja teine pool siis küsimusest, et kuidas ma selleni jõudsin, et ühest küljest see on olnud kogu aeg see, kes ma olen kogu aeg olnud, et mul kogu aeg olid siis kõrgendatud huvi, oli elu, looduse, inimeste, psühholoogia, meeste-naiste suhete osas ja kõige siis müstilise osas, et ma juba 18-aastaselt lugesin Bhagavad Gitat, 20-ndates Tao Te Chingi ja 33-selt hakkasin piiblit lugema. Et see oli lihtsalt minu teekond, minu hingekutse oli selline, et ma olin hästi intuitiivne. Et juba kooli ajal ma mööda minnes, ma oma vanemale vennale ennustasin, millise eksamipileti ta saab, mis läks täppi. Ma võitsin loteriiga, valisin õigeid numbreid ja see käis mul nii mööda minnes märkamatult ehk et ma olin kogu aeg puhtas ühenduses. Aga siis hakkas see suhete ja naiseliku teekonna, siin füüsilises maailmas naiselik teekond ja päris elust õppimine. Et väga lühidalt öeldes, nii et tuli siis elu praktiline pool. Ma üsna varakult siis läksin pereellu 21-aastaselt, ma olin juba, kui minu vanused alles lõbutsesid või õppisid, siis mina olin juba pühendunud naine ja ema väga noorelt siis ja minu õppimised olid pigem siis emaks olemise ja naiseks olemise kõrvalt. Ja ma läksin kohe õppima homöopaatiat, sellepärast et see tõmbas mind, ma kogesin sellist seletamatut tervenemislugu enda peal, mis pani mind kohe uurima, et mis asi see homöopaatia on ja mul oli teadmine, et ma tahan, et minu laps oleks siis loodusega kooskõlas ja kasvaks holistiliselt. Ja see tähendas, et ma pidin võtma selle vastutuse, et kui ma ei soovi talle võib-olla sellisi standardklassikalisi ravimeetodeid, siis ma pean võtma vastutuse ja õppima, kuidas seda teha siis teisiti. Ja homöopaatia on siis vastus tegelikult sellele. Ja sealt tulid mul need õpingud. Tegelikult enne lapse saamist ma õppisin nõustamist 1 aastake Inglismaal. Eks siis tulid homöopaatia õpingud, päris elu kogemused ja kui minu esimene kooselu mu tütre isaga sai läbi, mis oli minu jaoks ikkagi väga suur eksistentsiaalne kriis. See oli selline sügav spirituaalne ja ütleme nagu naisena sügav kriis, perekonna, suhte ja kodu lahkuminek, lõppemine, kuigi me tegime seda üsna selliselt nagu teadlikult, läbinähtavalt, palju vestlesime, siis ikkagi ta oli spirituaalne kriis, mis pani mind sügavamalt otsima vastuseid ja mõtestama, et mis siis täpselt juhtus ja miks täpselt nii läks. Ja sealt minust sai teadlik uurija. Ma hakkasin uurima meeste kohta. Ma tegin endale, võtsin siis sellise raske teekonna, sest see ei tule meil loomulikult. Ma hakkasin uurima, miks mehed on sellised, nagu nad on. No see vist huvitab päris palju naisi. Siis... on nii palju raamatuid ja kursuseid ja igasuguseid. Ja kohe otsa tuli siis minu teine suhe, kellega ma tänaseks olen siis abielus ja algas tegelikult kaksikleegi ärkamise protsess, kaksikleegi sideme läbi, aga see oli minu ärkamise ja joondumise teekond, see oli siis tänaseks juba 14 aastat tagasi ja nii, et mul käis kogu aeg siis elatud kogemus, praktiline elu, pluss sinna juurde siis terapeudi õpe, tervendaja õpe homöopaadina ja ma olin siis armastuse ja tõe õpilane, eluõpilane, hiljem Jumala õpilane ja minu siis selline ärkamine käis läbi vastandi, läbi polaarse suhte. Et võib nii öelda. Kui sa oled nüüd mõnda aega selles püha nii-öelda liidus olnud, et mis katsumusi või väljakutseid seal nagu ette tuleb võrreldes, kui sa selles ei ole, selles liidus? Nüüd me tegime küll sellise väga suure kvanthüppe hoopis teisele tasandile. Võib-olla ma defineerin siis, mis asi on liit, et kuulaja saaks aru,
liit ei ole abielu. Liit, jah, ta sisaldab abielu, aga liit on see, kui kokku saab kaks terviklikku, kaks, kes on juba selgeks saanud endaga joondumise, kes on endaga ühenduses, naispool ühenduses oma naiselikkusega ja meespool ühenduses oma mehelikkusega. Ja kui need kaks tulevad kokku, nüüd legend ja müüt on see, et see peaks olema ju kõige romantilisem ja ilusam koht ja nüüd peaks olema kõik mu probleemid lahendatud. Aga plot twist ja roosad prillid eest ära, tegelikult kaks polaarset vastandit saavad kokku, siis sinna on sisse kirjutatud päris tugev konflikt, sest et me oleme energeetiliselt täiesti polarisatsioonis. Kui mõlemad on siiralt oma autentsuses ja truud enda algolemuse suhtes. Nii et sealt algas tegelikult või see ei olnud veel liit, see on siis teekond liitu, et sealt algab siis tegelikult selline hoopis teistmoodi vaade, et liit kui valgustumisteekond, liit kui peegel, liit kui kõikide sinu pimenurkade ja sinu puuduolevate selliste killukeste nähtavale, kõige kiirtee, mis toob need nähtavale. Ja mille poolest võib-olla minu hääl eristub siin maastikul, on see, et ei, sul ei ole vaja kahte, et teha seda tööd, vaid mina olen naiste sisemise töö juhataja, teejuht. Ma juhatan seda, mis ma ise olen kõik ära teinud ja annan seda edasi. Selline oli siis minu selline hingekutse ja hingemissioon ja sellele ärkamine. Ja mul läks nüüd natuke kadus mõttelend ära, et ja me rääkisime sellest pühaliidust ja et veel. liit, eks ju, et enne, et sul ei saa olla liitu, kui sul ei ole endaga, oma hingega, oma jumaliku naiselikkusega kontakti, kuigi ma nüüd tahan öelda ka seda, et ma kunagi kasutasin ise ka, mul üks kursus oli lausa teekond jumaliku naiselikkuseni, aga tegelikult ma täna ei kasuta seda terminit, vaid nimetan lihtsalt naiselik, kes on jumalas, kes on oma hinges ja täielikult ka oma kehas ja bioloogias. See on see koht, kuhu me siis jõuame läbi selle naiseliku ärkamise tee. Nii et liit on tegelikult selle ärkamise tee tipp. Et see on siis see, kuhu kõik sinu tervendused välja tahavad sind juhatada ja liit, püha liit, see on väga palju nihkeid on selle termini ümber, et ma tahan siin rõhutada, sul ei saa olema liitu, kui sa ei tunne Jumalat. Nii et liidu tee on valgustumisprotsess, kus sa enne kohtud isiklikult Jumalaga ja spetsiifilisemalt Jeesus Kristusega enda sees läbi oma naiseliku bioloogia ja läbi vastandiga suhte erinevate selliste põlemisprotsesside, ma nimetaks, et see on alkeemiline suhe, milles ma siis olen ja täna lihtsalt jõudnud kogu oma sisemise tööga sellisesse kadestamisväärsesse kohta, mida ma sooviks kõigile, et püsivasse rõõmu, püsivasse rahusse ja sisuliselt kõik, millest ma kunagi olen unistanud, selle käigus hakkasid siis kõik need viljad realiseeruma ja täna ma nimetan seda nii, et Jumal on siis pakkunud mulle ja õnnistanud mind, et ma olen väga õnnistatud naine, aga see teekond sinna on olnud väga raske. Kas sa tunned, et naised siis on öelnud sulle, et nad on täitsa kadedad su peale, jah? Kas just niimoodi, võib-olla sellist sõna väga ei kasutata, aga 10 aastat ma olen seda täiskohaga seda tööd teinud ilma sellise igasugu suurema marketingi reklaamita, ilma igasuguste strateegiateta ja mul on kogu aeg järjekorrad ukse taga ja see käib siis sõna liigub, eks ju, ja teine asi, et naised saavad tulemusi. Ma juhatan naisi tervenemisse, endaga ühendusse ja liitudesse. No ma arvangi, et see töö ei lõpegi, et tööd on päris palju, ma usun, selles valdkonnas. Aga räägi, sul on kristlikum taust. Kas see on tulnud sinu enda perekonnast või mingil hetkel sa tundsid siis kutset, kui see kutse nagu tuli sinuni? Tegelikult siin on nüüd jällegi, ei saa öelda, mul ei ole kristlik taust, vaid
pigem ütleme niimoodi, et ma olen õnnelikust perekonnast. Ma olen terve lapsepõlvega, kus ema-isa olid polaarses abielus või ütleme, armastusabielus on terve elu ja see on väga palju mind õnnistanud, mida ma täna oma teekonnal ma näen ja nähes, kuidas inimesed siis nähes siis, kuidas inimesed on hädas, kuidas on katkised lapsepõlved, millega nad jännis on, sellepärast et see, millest ma räägin, see taandubki meie ema telg, isa telg, meie naiselikkus, meie mehelikkus, meie spirituaalne juur ja minu vanemad mõnes mõttes ma täna näen seda niimoodi, et nad on, nende pühendumine, et nad olid niivõrd head ema ja isa läbi oma abielu meile, oli mulle nii tugev stardipositsioon, et ma läksin maailma ilma polaarsuste konfliktide ja ilma hingehaavadeta, ma läksin kohe ja teadsin kohe intuitiivselt, mis on tõde, mis on nagu, mis mu intuitsioon mulle ütleb ja mis suunda liikuda. Et pigem minu jaoks keerukas oli see, et see maailmas orienteerumine, kus inimesed on kompromiteeritud ja nihetes ja ei ole nii tugevalt oma hinges. Nii et tegelikult mind kasvatati ilma, et nad oleks kristlased, kasvatati, et see oli nagu selline kristlik keskkond küll, ilma et me oleks kirikus käinud, ilma et me oleks religioossed. Ja mina ütlesin, mina ei ole religioosne ja minu teekond on vastupidi. Minu ärkamise ja valgustumistee lõppes sellega, et ma kohtusin Jeesusega ja ma läksin alles nüüd kirikusse, olles kogenud isiklikult läbi oma keha läbi ja ma ei leidnud kusagilt mujalt tõde. Kõik muud olid ja osaliselt kõike oli, aga midagi jäi natuke puudu. Ja see asetas mind sellisesse õigeolekusse ja õigesse positsiooni minu enda liidus, minu enda suhtes ja see oli imeline, see on imeline, see Jeesuse pääste, mis mind tabas tegelikult mõned aastad tagasi. Vau, väga võimas. See homöopaatia, kuidas selle üldse siin Eestis on nagu lood sellega ja väga palju, ma olen nagu paari homöopaati vist nagu kuulnud siin Eestis, ma ei ole ise käinud, aga sa endiselt üks-ühele siis nagu teed seda või kuidas sul on? Ma teen eraseansse ja ma teen koolitusi. Mul on koolitused on esikohal, see on mul kõige paremini tuleb välja ja selles on mind kõige rohkem vaja. Ja siis ma teen sinna vahele pigem nagu enda püsiklientidega eraseansse, kus ma nõustan ja võtan homöopaatilise eluloo anamneesi ja määran siis homöopaatiat. Et homöopaatia siis toimib, toimib printsiibil sarnane ravib sarnast ja ta toob sama, miks mulle meeldib see resonants, ta on terviklik meditsiin, terviklik ravi. Ära usu, sul on vaja kogeda, mine ja koge. Ma ütlen kõige kohta, ära usu seda, mis ma räägin, mine ja koge ise. Mina ei uskunud, ma kuulasin kõiki, aga mul oli ise vaja kogeda ja jõuda nende taipamisteni. Nii et mina räägin ainult seda, mida ma olen kogenud, mitte lihtsalt pime uskumine. Ja homöopaatia lihtsalt on niivõrd fantastilisi, imelaadseid tervendusi taganud mulle, minu perele, minu klientidele. Tänaseks mul on siis 19 aastat kogemust ja ise olen töötanud 10 aastat, et mul on ikkagi, kui mitte iga päev, siis iga nädal on kliendid. Ja. Väga lahe. Et kindlasti mine, aga ma ütlen siin seda, et ta on siin olnud Eestis nagu selline natuke nagu hästi hoitud saladus, et nad on, homöopaadid on kõik üsna pikkade järjekordadega, sest see lihtsalt toimib nii hästi. Ja, okei. Võib-olla lähme selle naise ärkamise ja sellise nagu nende kvaliteetide juurde, et mida tegelikult nagu üldse tähendab see, sa nagu seletasid seda naise ärkamist natukene siin, aga mida tähendab tegelikult üldse olla selles nagu naiselikkuses ja kuninganna energias, mitte lihtsalt nagu see edukas ja ilus naine, et nagu me üldiselt arvame, et nagu, et välimuses ka väga palju, et sa oled see naiselik, aga tegelikult sisimas võib-olla ei ole need kvaliteedid ikkagi esindatud. Ja kõigepealt ma
mina rääkisin ka naiselikust energiast 2015, kui ma alustasin koolitustega, aga ma hakkasin nägema kui ma olin aastaid teinud seda tööd, ma hakkasin nägema, et inimestel on bioloogia aspekt on paigast ära, mis mulle oli nii iseenesestmõistetav, sest minul ei olnud bioloogilisi konflikte ja ma läksin kohe siis naiselikku teekonda. 21-aastaselt sain lapse, olin kohe pühendunud suhtes, ma ei tähtsustanud karjääri, ma ei tähtsustanud isegi kõrgkoole, vaid mul oli kogu aeg naiselikud tegevused ja ma õppisin seda, mille ma kohe panin praktikasse oma pere, oma lapse, oma mehe hüvanguks, eks, ja see täitis mind ja tagas mulle päris head tulemused. Et mul on kogu aeg olnud naiselik teekond, aga ma nägin, et teistel ei ole ja nüüd alles viimased aastad ma hakkasin tooma teadlikult seda naiseliku bioloogia kursust sisse, et on teatud looduse reeglid, seadused, millele meie tahame või ei taha, me allume. See on nüüd koht, kus sul peab olema elukogemust, väga hea intuitsioon ja resonantsivõime või väga palju elukogemust, et sa saad aru, et jah, ja nii see tõesti ongi, elu ja Jumal on mulle näidanud, näed, ma elasin selliselt ja see ei toiminud, tulid tagajärjed, sest elamine väljapool loodusseadusi lõpeb alati mingisuguse raputusega, mingisuguse sellise, su teekond on tupik. Mingi kannatusega. Jah, just. Me elame praegu, taust siis on see, et me elame väga ebabioloogilisel ajastul. Ja see, mis on muide bioloogiline, on ka spirituaalne. Need ei ole lahus, need on üks. Nii et me elame väga ebaspirituaalsel ja ebabioloogilisel ajastul ja me oleme jõudnud sellesse kohta, sest et inimkogemuses inimesed on tahtnud vabadust, nad on tahtnud liberaalsust, nad on tahtnud ise leida, kogeda. See on nagu vaja minev üks etapp, aga see on viinud meid kollektiivina ikkagi sügavasse kriisi, vaimse tervise kriisi, abielude kriisi. Igasugu, ütleme nii, et me peame täna defineerima, kes on mees ja kes on naine, eks. No põhimõtteliselt küll, jah. Nii et back to basics. Ja tegelikult ongi see, et ma nii väga nagu mäletan, kui ma olin noorem, siis tegelikult ma teadsin seda tõde, mida sa täna nagu räägid, aga kuna olidki need nihked, on ju, mul on ikkagi päris raputav lapsepõlv olnud, siis ongi nagu nii suur hingehaav ja valu, et siis oled selle nagu ära nagu kuidagi endast, ma ei tea, kas tõrjunud või mingi otsuse teinud seal, vaata, et siis nagu täielikult ei saa avalduda see traditsioon, bioloogiline, nii nagu asjad käivad, on ju. Ja, et kes siis ikkagi on naiselik? Bioloogia aspekt on see seadus, bioloogiline loodus, Jumala loodud seadus, mis on meie kehas. Mitte kuskil seal, vaid meie keha tõde. Naiselik naine on territooriumi sees, see tähendab, ta on alati hoitud kellegi meheliku mehe poolt. Kas see on tema isa, kui ta on alles tütarlaps, kui ta on noor naine, kui ta ei ole abielunaine? Kas see on tema vennad? Kas see on tema peigmees, kihlatu abikaasa? Või see võib ka olla tema eksmees? Isegi see võib olla eksmees, kui nad on läinud lahku, siis väga mehelik mees jätkab oma eksi, kes on ka tema laste ema, tema eest hoolitsemist. Selline on muide bioloogiline mehelik instinkt. Ja? Nii et naiselik on territooriumi sees, aga mida me näeme praegusel ajal? Naised on tugevad, iseseisvad boss-naised ja tegelikult see on täielik müüt ja legend, need naised on täiesti läbi põlenud. Nad elavad väljapool oma bioloogiat. Kõik, kes me oleme, ma olen ise ka elanud, vahepeal oli kuskil 6 aastat, kus ma elasin üksi. Ma ei taha seda aega tagasi, see oli üks raskemaid aegu mu elus olla siis vallaline üksik naine, ma olin veel ka ema, eks, ja enda eest siis seista, enda eest võidelda siin selles materiaalses maailmas. See ei ole naiselikule omane. Nii et mehed tajuvad seda naist naiselikuna, kes on kellegi mehe selja taga. Kõige naiselikumad naised, kes on bioloogiline naiselik?
kõige naiselikum naine on alati olnud mehe kaitse all, mehe tagalas. Aga nüüd, kui mõelda nagu nendele naistele, kes on nagu ajast ja arust nagu ilma selle kaitseta üheski selles kellegi kaitse all või meesterahva sellise territooriumil ei ole nagu olnud võimalustki eksisteerida ja olla, et kuidas nad saaksid seda kohta siis endas nagu pildida ja ehitada, et see ei läheks jälle nihkasse, on ju? Kõigepealt on teada saamine. Informatsioon, mida ma praegu nüüd sa said teada või kes tulevad minu juurde, väga paljud juba kuulates mu kursust, neil toimuvad vabanemised, toimuvad nutmised, nad tunnevad kohe ära, millal nende võib-olla teismeeas, millal neil toimus see esmane polaarsuste konflikt, ühtsusest välja langemine, kus ta pidi siis, kus tal ei olnud turvaline olla naiselik ja ta pidi hakkama, ta keha hakkas kohanema, hakkas ehitama ja looma rohkem mehelikke omadusi, sealhulgas ka hormoonid läksid tal paigast ära, läksid rohkem meeshormoonide poole, sealt tekivad igasugused naiste ja viljatuse ja viljakusega seotud sümptomid ja kõik sellepärast, et see naine ei tunne ennast turvaliselt. Mul on juhtivad naised, leiavad mind, kellel menstruatsioonid lõppevad, mida rohkem nad mehelikus väärtuses toimetavad, eks ju. Meie bioloogia on üsna armutu ja ta ei andesta. Ta annab endast tugevalt sümptomite näol märku. Ja naised, kes mind kuulavad, väga, kõigil on tavaliselt midagi siin kinnitada ja rääkida. Nii et meie keha hakkab läbi sümptomite, hakkab meid siis äratama ülesse. Et kallis naine, ärka ülesse, sa elad väljapool loomulikkust. Ja mina aitan siis tõlkida, et mida see keha seal ütleb sulle praegu, eks ju. Aga naised, keda on väga palju, mul on väga palju siis üksikuid naisi või siis sellisi juhtivaid, väekaid maailma ja mehelike väärtuste mõttes juhtivaid naisi, kes nüüd ärkavad oma naiselikkusele ja hakkavad tagasi astuma oma naiselikkusesse. Sellepärast, et erinevalt mida maailm ja väga paljud nihetega õpetused kõnelevad, siis naiselik on see, kes astub tagasi. Et mehelik saaks astuda ülesse. Et siis ikkagi see sõnum on ikkagi, et tulla enda naiselikkuse juurde tagasi. Aga siit hakkabki spirituaalne ärkamine algab oma naiselikkusesse ärkamisega. Spirituaalne ärkamine käib läbi niinimetatud jumaliku naiselikkuse. Oma kehasse tulek. Nii et naise ärkamise teekond hakkab läbi menstruatsiooni, läbi meestega suhte, läbi kurameerimise protsessi, läbi selle, kuidas sa saad valituks, läbi selle, kuidas su esimesed rasedused, sünnituse initsiatsioon, imetamine, hormonaalsed kõikumised, mis juhtub su kehaga, hormoonidega. Kuidas nüüd, eks ju, sa sellele kõigele reageerid ehk mehelikuga suhtes läbi sinu naiseliku keha. Et siis põhimõtteliselt soovitad ikkagi nendel naistel, kes ei ole seda mees territooriumi kaitset ja nagu hoolitsust nii-öelda saanud, et tulla ikkagi rohkem enda naiselikkusesse. Jaa, sellepärast, et see on meie loodus. Meid on loodud naiseks, meid on loodud meheks ja vaid võib-olla see on nüüd selline intrigeeriv tõde, mida ma ise olen kogemuslikult tean. Vaid naiselik naine saab elus kõik. Vaid naine, kes on oma bioloogilises naiselikkuses, tema läheb valgustumisprotsessi ja toob taeva ka maa peale läbi oma keha. No vot, ja see võibki olla nagu, miks meid mõned naised on trigerdanud kunagi, sest nemad on saanud kõik need asjad, mida justkui nagu meie oma selle nihkes olekuga ei suuda nagu luua enda ellu ja see siis trigerdab ja tegelikult on see, et nagu sa ütlesid, et nii-öelda Jumal näitab, et sa oled oma sellest joondusest nagu väljas.
ja meie keha on meie sõber ja ma juhatangi naisi, mitte see, et kuidas olla hea abikaasa, mitte see, kuidas manipuleerida meest, need ei ole kunagi olnud minu sisu, vaid kuidas intiimselt ühenduda iseendaga, selle samal ajal õppides tundma vastandit, sest meil on bioloogiline kohustus mõista vastandit, mõista mehi ja mõista, kuidas nemad opereerivad ja miks nad valivad ühe naise lihtsalt näiteks juhusuhteks ja teise naise reliikvia jaoks. Ja meil on vaja endas siis vaadata ja teha korrektuurid, et kuidas nüüd ikkagi vastandiga saada hästi läbi, et see suund on ühtsuse suund, liidutee, ühtsus, mis siis, et me Ja oleme ilus. polaarsed vastandid ja Ja kõlab nii ilusalt. Ma tegelikult mõistan ka seda kohta, noh, olles ka ise nagu see, et ei ole nagu väga seda territoriaalselt kaitset saanud ja nii edasi, et tegelikult see jätab mõnes mõttes abitusse kohta selle naisterahva, sest et ta ei teagi, et vaata, et see on olemas või et sinna saab minna, et selles mõttes sind kuulates ta saab juba vaikselt nagu noppida, et see on olemas, ma saan nagu hakata tulema vaikselt sinna nagu tagasi, sest et tegelikult sul juurdub ja tugevdub ju ikkagi mingid need teised mehelikud kohad, et ma pean, ongi, nagu sa ütlesid ka ennem, et pean ise üksi hakkama saama ja nagu pean ennast kehtestama, pean minema välja, sest on vaja ellu jääda ja kõik sihuke on ju, et see on täpselt see koht, mis nagu tugevdub nendes naistes ka. No alati on küsimus või soovitus, kuidas sa saad paluda abi, kuidas sa saad, kelle poole sa saad pöörduda ja küsida abi, eks, kes võtaks su enda alla või kellelt küsida, otsida mehelikke figuure, kellelt küsida tuge, küsida nõu, küsida jah, kas või nõu, eks ole. Ja muidugi see viib sellisesse kohta, et kui neid ei ole, väga paljudel naistel ei ole, üksikemadel, üksikutel naistel, siis siin ongi sul tegelikult püha kohus hakata otsima Jumalat. Ja Jumal kui meesprintsiip, kui kõrgeim meesprintsiip sina suhtes, suhestumises temaga. Nii et ma annan kursusel naistele siis sellise raamistiku, mina hoian neile raami ja sellise vaate, üheks saamise vaatenurk, kuidas siis kõik sinu eluvaldkonnad oled sina suhestumises mehelikuga ja hakkad tuvastama, et kuidas see suhestumine on, kus on sellised ohvrikohad, kas see teenib sind, kuidas sa saad seda muuta, kuidas sa saad harida ennast, hankida juurde teadmisi, et mõista, kuidas need mehed funkavad ja kuidas sina funkad ja hakata seda lõhet ületama, eks ole. Ja noh, vallalisele naisele võib-olla siis väga selline kiire vastus ongi siis ikkagi, et sa pead ennast asetama nähtavale välja ja sinu asi on ikkagi mõista, mis on su väärtused ja tutvuda meestega, kurameerimisprotsess, mida ma muide siis ka põgusalt, aga ikkagi juhendan. Bioloogiline kurameerimine, tutvumine meestega, aga sa pead teadma enda väärtuseid. Kas sa oled abielumeelne naine? Sellepärast, et naiselik tegelikult tuumas, ta vajab raami, ta vajab kaitset, ta vajab pühendumist. Kui sa oled naiselik naine, siis sa vajad mehelikku meest ja sul on vaja õppida neid ära tundma. Et säästa ennast siis aja raiskamisest, sest meie bioloogiline aeg on limiteeritud ja säästa ennast siis südame murdumistest. Ja siin tegelikult mul endal resoneerub see, kus ma pidevalt ka kogesin seda, et mees ei tule, ei astu üles, ei anna tähelepanu, ei tee seda, ei tee toda, on ju. Ja siis sa kuidagi nagu annad alla ja see abielu soov, mis tegelikult sügava nagu tüdruku hinges võib-olla on see unistus suur, et ikkagi see abielu oleks, siis selle nagu soovi nagu matad maha või kuidagi, et ei tea, kas seda kunagi nagu tuleb, et see usk nagu kaob ära sealt, et see võiks üldse nagu võimalikuks saada. Et see on nagu paljuski minu nagu selline kogemus on, valus koht. Ja sa ei ole selles üksinda. Ma mõistan väga hästi, ma olen ise olnud väga tugevalt abielumeelne
ja isegi, kes mind teavad, mu kogukonnas valgustan rohkem oma teekonda, aga isegi üks osa minu esimese kooselu lõpust me küll kihlusime, aga üks suur osa, mis põhjustas minus sellise nagu sisemise kriisi, oligi just seesama, et me küll saime lapse, aga jäi vormistamata abielu, eks ju, et oli küll kihlus ja ta muid asju tegi nagu kenasti, et siit tulebki see, et mis on sinu sügavad väärtused. Kui sa oled usunaine, siis sul on vaja teist inimest, kes on sarnane sinuga. Sul on vaja inimest, kellega te kõige sügavamates asjades ikkagi teie eetika, moraal ja väärtused on ühesugused. Ja see on see nagu see ema aspekt sinu sees. Ka siis, kui sul lapsi ei ole, sinu sees on see emalik aspekt või naised, kes ei saa lapsi näiteks. Sul on see sees, eks ju, see kaaslooja aspekt. See, mida naine esindab, on väärtuslik. Naine ei pea selleks tegema ega välja teenima. Siit ma tõmban kohe vee peale kogu sellele postnaiste liikumisele, mis on totaalne nihe. Naine on lihtsalt sünniõigusega väärtuslik ja mitte sellisest nüüd ära hellitatud printsessi seisukohast, vaid see, mida me esindame. Me oleme elu loojad, portaalid, et tuua siis nähtamatu, teha nähtavaks. Me anname edasi mehe reliikviat, eks ole. Ja naine, kes on oma naiselikus väärtuses, ta küsib kaitset, raami ja abielu. Ja ma tean, et sellel languse ja ebabioloogilisel ajal, kus inimesed ei tea enam, mis on õige, mis on vale, kes on naine, kes on mees ja nii edasi. Jah, väga palju on mehi, kes ei vääri su aega ega usaldust. Siin sa peadki saama targaks ja eristamisvõime peab arenema. Palu Jumalalt eristamisvõimet ja tee minu kursus, kus ma õpetan ka, kuidas tunda ära ja kuidas see programmeerimise protsess peaks käima. Mis on võib-olla siis paljudel naistel selline pime koht, kus nad nagu arvavad ise, et nad on nagu enda disainis ja enda joonduses, aga tegelikult nad on ikkagi nagu oma disainist väljas, mingid peenemad siuksed kohad? Ma lihtsalt tulistan, mis mul tuleb. Lihtsalt see, et sa oled kena ja meigitud, ei tähenda, et sa oled oma naiselikku sees. Kas sa oled bioloogiliselt paigas, kas sa oled meheliku mehe territooriumi sees ja kas sa oled tema suhtes vastuvõtlik? Naine, kes on abielus, ta ei pruugi olla oma naiselikkuses. Lihtsalt see, et sul on miljonid, et sul on maja, lapsed ja mees, aga sa võid olla täielikult lahti ühendatud oma naiselikkusest, kui sa ei ole oma eroses ja oma vastuvõtvas naiselikkusest tema suhtes. Kui sina oled tegelikult boss-naine selles suhtes ja mees muutub aina passiivsemaks sinu kõrval, mis on siis klassikaline polaarsuste nihe, keda minu töös, meil on neid väga palju. Mida veel, et kleit ei tee sind naiselikuks. Enese liigne presenteerimine sotsiaalmeedias on puhas mehelik strateegia. See on naine testosteroonis. Liigne oma keha paljastamine ja igasugu väärastunud tantraliikumised, väärastunud kehade paljastamised, kaamera ees poolpaljalt tantsimine on, ma ei mõista hukka, see ei ole hukkamõist, vaid see on selline huvitav nähtus, mis on tegelikult naiselikkuse nihe, see on polaarsuste konflikt selles naises. Ja võib-olla, kuna ma avasin selle laeka, ma selgitan ka, et see naine on kaotanud territooriumi ja tema ellujäämisstrateegia on käivitunud, mis ongi siis maksku, mis maksab kindlustada endale paariline. Ja ta on üle läinud mehelikuks. Ta toimetab mehelikes hormoonides, et nüüd agressiivselt saada mehe poolt enda omaks tehtud, sest sügaval naiselik on loodud kuuluma. Meie sees on kuulumise bioloogia. Ja sa nagu eile ka mainisid seda sõna ja siis mul lihtsalt nagu täiesti läks kõik. Nagu, et meil kõik need tegevused, mida me tegelikult naistena teeme, nagu käib selle all, et nagu kindlustada see partner ja siis ma hakkasin mõtlema, mida ma olen siis teinud. ja nagu
ma ei tea, lihtsalt see nagu niimoodi avardas ja sellised nagu taipamised ka nagu endas läbi käinud. Aga sa mainisid sellist huvitavat sõna nagu eros, ma olen seda varem ka kuulnud, mida see täpselt tähendab? Võib-olla saad seda nagu avada ka? Eros ongi on võib-olla siis võib-olla selline üks element meie naiselikkusest, see on meie sensuaalne aspekt. Kui naine on lõdvestunud oma kehas, oma südames, oma emakas, sest et naise valgustumisteekond käib läbi südame ja emaka, siis automaatselt avaneb ja nüüd, kui ta on turvalises suhtes ja pühendunud suhtes, seal avaneb ka tema sensuaalsus. Eks see on see eerose aspekt. Paljudel naistel on erinevate haavade, traumade, osadel ka religioossed traumad, seetõttu see täiesti suletud. Aga kui toimub selle ürgnaiseliku, päris naiseliku ärkamine, see käib alati ka läbi, see on sensuaalne ärkamine on seal. Aga sellega me peame väga hoolikalt ümber käima, sellepärast et mehed ei vali ja ei pühendu üleliia seksikatele naistele, vaid mehed valivad abikaasasi. Abikaasa abieluraami sees sul peab täielikult olema ligipääs oma eerosele, aga ära kunagi lase sellest ennast juhtida. Sest kuningad hindavad naist nende erinevate asjade järgi. Nad hindavad, vaatavad, kas see naine on sobilik abikaasaks või lihtsalt üheõhtuseks hullamiseks. Ja, tõsi. Ja me peame õppima selle kõigega nagu ümber käima ja tundma mehelikku, tundma ennast, mõistma, kelle ja millega nad abielluvad, mida nad vajavad, mida mina vajan, kuidas seda kokku tuua. Ja kuna me räägime sellest kurameerimisest, ma ei taha, et see jääb siin õhku, sest ma tean, et paljud naised kuulavad ja on emotsionaalsed selle peale, et sul on vaja teadvustada, et me oleme loodud olema suhtes, olema loodud tulema liitu. Sellisena on looja meid loonud. No vot see oligi ilmselt see, mis mind ka trigerdas, ma olen selle osa nagu endast nagu välja tõrjunud mingil moel nagu, et nagu seesamune, et partneri kindlustamine, et mõned inimesed ja kaasa arvatud ka mina olen selles nagu, ei, ma ei tee seda sellepärast, ma ikka teen enda pärast ja ma teen millegi muu pärast, mitte nagu, et see, et kindlustada partnerit või kuidagi, et ikkagi leida see enda kaaslane, on ju. Sa tead, mis siin on? Ma dekodeerin selle. Yeah. See on feminismi programmeering, kus feminism räägib naistele ja meie noortele tüdrukutele, et sa oled pick me, kui sa ennast presenteerid. Ma rääkisin sulle mitte liiga palju enda presenteerimine, et see on see õhkõrn piir, aga naiselik tahab olla nähtud. Nähtud maitsekal, naiselikul, mõõdukal viisil. Et ma kursusel näiteks ütlen naistele, et näidake oma nägusi, pange kaamerad sisse. Ja naised, kellel on alla surutud nende naiselikuga kontakt, neil on väga raske ennast näidata. Et see asi kõigepealt, et kuidas sa ise peidad oma naiselikkust, sest et mehed tahavad sind näha ja sügaval sisimas sa tahad olla nähtud. Miks sa tahad olla nähtud? Sellepärast, et see tagab sulle pühendumise, see tagab sulle tähelepanu, see tagab sulle selle, et sind on võimalik valida. Ja me ei ole ka siin tõesti, et meid ainult valitakse, vaid me oleme kaasloojad. Et naiselik on tegelikult see, kes seab kogu suhte eelraamistikku või ütleme, võib-olla raam ei ole õige, raam on mehe poolt, aga naiselik oma energiaga loob selle, kuidas see suhe hakkab minema. Selle võib siis öelda polaarsuse energeetilise hoiaku. Kui sina oled väga tugevalt oma mehelikus toimetamises, tubli tüdruku olemises, tragi olemises, kui sa ajad taga lugupidamist, mis on muide mehelik väärtus, siis sa saadad selle mehe diivanile puhkama. Mehelikkus lülitub välja ja see on klassikaline mitterahuldust pakkuv abielu, kus on ülefunktsioneeriv naine, kelle eros on ammu surnud välja ja rahulolematu mees, kes on laisaks muutunud ja enam ei taha midagi teha, sest tal ei ole seal ruumi selles suhtes, sest naine on hõivanud kogu meheliku ruumi. Ja mõlemad kannatavad, see on see klassikaline polaarsuste nihe. Miks see mees midagi ei tee, miks ta ei ole aktiivne, miks ta mind ei märka, miks ta ei korralda kohtinguid, miks ta
ja siit muide tulevad meeste spirituaalsed otsimised ja ärkamised, need mehed, kes on tegelikult kaotanud oma territooriumi. Ja kui tal ei ole ka, kui ta oma naisega, tal ei ole head ühendust oma abikaasaga, siis ka see on mehe jaoks muide territooriumi kaotus. Vau, okei. Et me peame mõistma, mis on naiselik territoorium, mis on mehelik territoorium. Okei, kui sa tõid selle kurameerimise juba sisse, siis me võime sinna nagu veits sisse minna, et kuidas siis üldse, ma ei tea, flirtida, kurameerida või signaale anda tänapäeval, et ma olen nagu mehest huvitatud. Loo ühendus oma kehaga. Aeglusta. Ma ei tee maha, väga oluline on väline pool, sellepärast et vallaline naine, kes sa mind kuulad, mida sa pead teadma meeste kohta ja kuidas me kokku tuleme. Mehed reageerivad välimusele. Nii et sinu asi on siis ennast hoida kaunina, kena naiselik riietus ja naiselik välimus. Sa saad meeste tähelepanu kena olemisega. Sellega sa saad tähelepanu ja kutseid. Siit edasi pühendumine tuleb karakteri peale. Sul peab olema karakter ja sisu ja omavaheline klapp, eks ole. Aga nüüd edasi kõrgemad tasandid, kus ma ise olen, pikaajaline abielu ja pühendumine ja abikaasa säilitamine ja tema pühendumise säilitamine, see on nüüd naiselikkuse meistriklass ja see on austus. Kuidas austada meest, et ta hoolimata oma bioloogiast ei läheks siis mujale, kui suhe on juba muutunud nagu pikemaks ja rutiinsemaks, eks ju. Et naiselikkuse meistriklass ongi elukestvas abielus kogu aeg liikuda ühtsuse ja liidu poole ja hoida mehe tähelepanu endal ja samal ajal leida siis oma kõrgeim rõõm ja vabanemine selle abieluraami ja territooriumi seest. See on tegelikult lühidalt siis naiseliku teekond. Meheliku teekond siia kõrvale on läbi välismaailma. Meie maailm hindab mehelikke väärtuseid ja naised on hakanud ennast vaatama läbi sama prisma. Nad ei mõista polaarsust, eks. Nad tahavad mehi matkida. Aga see on kaotaja mäng. See on feministlik liikumine, eks ju. Ja see on peenmäng jah, et sellest nagu aru saada, et sa oled seal, et ma olen isegi ju tegelikult ikkagi jälginud meescoach'e ja mees nagu tegijaid, kes annavad nagu nõu ja teevad, on ju, siis lõpuks avastad, et kuule, ma olen ise nagu see nagu juba seal mees energias toimetav, on ju. Et see on jah, niisugune peen koht, et ikka ära tabada see, aga mida üldse nagu siis vallalisena, kui deitimas käia, peaks tähele panema nagu neid eristusi, nagu sa ka ütlesid, et nagu välja tuua, et kas see mees on nagu tahab pühenduda või ta no nagu kindlasti, otsib? nagu ma ütlesin, et alusta välisest poolest, eks ju, ilu. Et see on nii lihtne, aga nad reageerivad välisele. Edasi karakter ja edasi siis austus, on ju. Sa pead olema oma kehas. Naiselikkus on olemine täielikult oma kehas, aeglustu, märka, ühendu oma intuitsiooniga, kuidas sa tunned selle mehega laua taga istudes. Alusta väikestest, mina olen see, kes jälle erinevalt, mida maailm õpetab, ma ütlen, et väikesed sammud ja alusta kohvikohtingutest. Et sul on vaja lihtsalt tšekata vaibi ja vali see mees, kellega ühes ruumis olles sa tunned ennast enam naiselikuna. Seda ma ütlen naistele, et tema energia, ilma et ta midagi teeks, sa muutud, sa pehmened, sa lähed rohkem särama, sa rohkem naerad, ta ajab sind naerma, kusjuures naisi pidi kõige enam erutama see, kui mees ajab neid naerma kohtingute nagu sellises vallaliste keeles ja meestele oleks see, et vali see naine, kes sind austab. Ja jätta harjuta ei ütlemist, sellepärast et ma valideerin sinu kogemust. Väga suur osa mehi, nad ei ole, meil on mehelikkuse kriis. Neil on samamoodi ka valeõpetused, on krooniline isade ja mehelike isade puudus. Neil ei ole aimugi, mis nad teevad. Meil on New Age'i spirituaalsed liikumised, kus ma põgusalt ka ise käisin läbi, aga mind juhatas kogu aeg Jumal.
ja ma vaatasin, milline tsirkus see oli, kus nad siis arendavad endas naiselikke omadusi ja naisi see täielikult peletab eemale, eks ole. nii et ole maksimaalselt, kui sa oled mees, ole maksimaalselt mehelik, kui sa oled naine, ole maksimaalselt naiselik. vastandite külgetõmme on võti kuningriiki. Mulle meeldis ka sa eile natuke raputasid oma sõnadega, et see tundub veits dramaatiline, aga tegelikult siin on nagu see tõde sees, et kui meil ei ole nagu partnerit, on see sügav spirituaalne kriis ja enesega töö, et saada siis valituks mehe poolt, aga samas me leiame nii palju materjali, kus on nagu õigustatud seda nii-öelda vallalisust, et toodud välja need plussid ja et me et see on kasvamise, arenemise, tervenemise periood nagu meie elus, et kas seda saab siis päris kriisiks nimetada või kuidas sa nagu tunned? Igat lugu peab vaatama individuaalselt, ütlen ma homöopaadina, aga tendentsid kollektiivi oraaklina on masendavad ja liigutakse vales suunas ja ollakse kinni igavese tervenduse sellises paigalolekus, kus tegelikult ollakse irdunud oma kehast. Ajatakse taga spirituaalseid kõrgtippe, mille muide mina sain oma monogaamses abielus, liidu teekonnal, kindlas abieluraami sees, ilma igasuguse lisaaineteta, pelgalt polaarse suhte tants, eks ju, koos oma valude ja rõõmudega. Miks varem nagu on öeldud seda, et ka tavaline mehaanik võib olla nagu see kõige spirituaalsem, mitte see, kes käib nendel koosviibimistel, on ju, jah, just. Ja, et kuidas see küsimus nüüd oligi, et vallalisust reklaamitakse naistele. Ja see on tagajärg feminismi väärõpetustest, mis siis tahab sugusi viia lahku. Aga ma ei tee seda täiesti valeks, sellepärast et see tõesti võib olla vajalik integratsiooniprotsess. Et see on see, mis siis ikkagi, kui on seal olnud mittetäiuslikud lapsepõlved, siis see on justkui see tervendusetapp, aga sea sellele mingi raamistik, et see oleks piiratud aeg ja sa pead arvestama oma naiseliku bioloogiaga. Kusagil ma kuulsin hiljuti, et peale 35. eluaastat on 50% tõenäosus, et naine ei pruugi enam lapsi saada. Jumal äratas mind sellele juba varakult õnneks ja see on miski, mida peab rohkem kõnelema, mida peab teadma, et naine peaks oma esimese, kui ta soovib emadust kogeda, võiks oma esimese lapse ikkagi saada enne 30. või äärmisel juhul 30. alguses, eks. Et vallalisus on tegelikult nad teevad see tervendusringkond siis, nad pigem irduvad kehast, neil puudub kontakt tõega, nad on ainult üleemotsionaalsuses oma sisemise lapse haavades. Jah, sa pead seda integreerima ja väga kahju on, et on olnud ebatäiuslikud lapsepõlved, aga siis sa pead ka ise olema endale see, kes kutsub ennast korrale, et minu elu ei ole igavene tervendusprojekt ja ma ei ole praak ja ma ei ole katki. Ja mina olin see, kes hakkas inimesi sellest välja raputama ja ütlema, sa ei ole praak. Nihku välja sellest. Sa oled kuninga tütar, kuninga poeg. Sa oled väärtuslik. Lõpeta teraapiate sõltuvus. Äreva kiindumusviisiga inimesed viivad kõik oma raha terapeutidele ja mina ütlen, tule sealt ära. Ja ma arvangi, et ma olen olnud see. Ma arvan, et ma olen olnud. Olin ise ka see. No selles mõttes ta oli põnev ka, on ju. Mingis mõttes oli ka väike meelelahutus seal, aga jaa, sa ikkagi puhastasid seda põhja seal korralikult kogu aeg. Aga kui me teeme seda sisemise lapse tööd, vaatame enda mustrid ja haavad üle ning ei opereeri enam nende pinnalt, siis see ongi see hingehaavade vaba puhas olek, millest sa ka räägid või... Jaa, sellepärast, et meil tekib ligipääs naiselikule ja mehelikule aspektile, kui me oleme ületanud ohvritasandi ja sisemise lapse tasandi. Aga siin ongi see, et sa ei pea seda nagu lõputult tervendama, vaid nihku välja sellest. Tee otsus ja nihku. Tegelikult lihtne on ju. Jaa. Ma vaatan, kuidas mu enda tütar, 18-aastane, ta teeb otsuse peale, ta lihtsalt nihutab ennast.
õpime rohkem noortelt, meie lapsed on meie õpetajad, meie oleme küll nende vanemad, aga ikkagi noortel käivad paljud asjad nagu sellise kergusega, sest nad on nii puhtad ikkagi. täiesti puhtad nõus. igasugu võib-olla õpetustest, jah. Et Aga see sisemise ja see vallalisus, ta teenib mehi. Vallalisus teenib mehi, mehed saavad ligipääsu naistele, saavad ligipääsu ilma vastutustundeta intiimsusele, ilma pühendumiseta, ilma abieluta, ilma pakkumise ja kaitseta ja naistele ja lastele jäävad kõik tagajärjed ja Jumal on vihane. Sellepärast, et see ei ole nii loodud. no just. Ja naise keha on vihane, eks. Naise sees olev meie looja aspekt, et see ei käi nii. Vallalisus saab teenida, mehed saavad hakkama metsikus looduses. Mehelik mees ei vaja abikaasat. Ja seda teavad võib-olla mehed, kes on töötanud ennast tippu mehelikus vääringus. Nad isegi saavad lubada endale mitmeid abikaasasi, eks ju, alfamehelikud mehed. Nad teavad, nemad ei vaja ellujäämiseks naist. Aga naisena sa vajad, sina vajad mehelikku meest. Nii et jällegi siit tuleb see, et sa hakkad hindama ja austama vastandit. Ja samamoodi ka nagu oleme teadlik, on ju, et mis midagi nagu tähendab, mida see mees nagu ütleb. Vaata, ma mäletan, sa ütlesid seda lauset, issand, mis see oli, et kus su mees on? Et kui see mees tuleb siukse küsimusega, et siis, et mida see nagu tegelikult see mees nagu mis signaali ta tegelikult annab, aga mõned naised ei taba ära seda, vaata. Sellepärast ma tegingi nii otsekohese video, sest et mul on see on kollektiivne, see on läbiv küsimus, mida ma saan naistelt ja läbiv muster. Aga minu videod, minu stiil, vaata Instagramis on lühikesed riilid, et midagi pole teha ja ma olen siidikinnastega, olen eraseansil, olen kannatlik, kaastundlik ja kuulan sinu lugu, hoian sulle ruumi, aga selle lühikese riiliga on vaja natuke raputada ja olla intrigeerivate pealkirjadega, et saada üldse inimeste tähelepanu niivõrd sügavale õpetusele ja juhatusele, mida ma koolitustel jagan. Me natuke puudutasime seda ärimaailma ka, et võib-olla kiirelt rääkida sellest, et kuidas selles ärimaailmas siis jääda naiselikuks, kui ikkagi on nagu raha teenimine ka nagu aktuaalne enda tegemine ja soul business, et kuidas naisena luua siis sellist toimivat nii-öelda hingeäri? Kui rääkida lihtsalt hingeäri, see peab olema miski, mille suhtes sa oled kirglik, mille suhtes sul on loomupäraselt tugevad anded ja peab olema kutse kõrgemalt, kutsumus. Nii et siin ongi juba see Jumala hääle kuulmine ja naistele ma ütlen ikkagi niimoodi, et enne on naiselik teekond. Naiseliku teekond on see, et enne perekond, enne abielu, enne lapsed ja siis palju sul jääb sealt aega üle, tuleb sellest kasvab edasi naiselik ettevõtlus. Kui sa siin prioriteedid paned erinevasse järjekorda, siis sa ei ole enam naiselik. Nii et siin on ka, mis ma annan hoopis teistmoodi. Sa ei ole naiselik ettevõtja, kui sa oled vallaline naine. Vallaline naine on lihtsalt ettevõtja meeste maastikul. Abielu naise hobitegevus on naiselik ettevõtlus. Ja see tähendab seda, ma annan kogu austuse mees, kes hoiab seda raami ja on peamine ülalpidaja ja naine, kes kuna ta on nii hoitud naine, tal tekib sealt veel, kui tal on lapsed, kodu ja abielu on fantastilises korras ja tal jääb üle, me anname oma üleküllusest. Siit sünnib naiselik ettevõtlus, mis on liidus olevatel naistel. Saab olla, et see on nagu selline meie arengu sellisem kõrgem koht. Aga väga paljud teevad seda enne abielu ja püüavad sinna põgeneda, sest et nad meestega suhted ei ole neil korras. Ja see ei ole naiselik tee. See ei ole naiselik tee ja ma ütlen siia kõrvale ka mehe puhul, kui mees põgeneb spirituaalsusesse enne, kui ta on pakkuja, ülalpidaja, isa ja kaitsja, siis see ei ole mehelik tee. Mehel enne raha ja ettevõtlus ja nüüd hommiku rutiinid ja spirituaalsed praktikad.
kui sul jääb sealt energiat üle. Ja naisel enne naiselikkuse meisterlikkus, lapsed, abielu kindlustamine juhtiva meheliku mehega ja nüüd sul jääb aega üle, aga palju jääb aega üle? 8 tundi või? Aga siis on varsti abielu läbi. Võib-olla sa näpistad sealt tunnikese. Nii et see on hulga vähem produktiivne kui see, mida maailm tahab siis meile müüa. See on suurim eksitus naistele, et sa saad ühel samal ajal perekonna, lapsed ja vägeva karjääri. Ei saa. Need naised on mul ravil. Nad maksavad ühe või teisega. Ja siit sa tõid nii hästi selle konflikti nagu esile, et vaata, kui ongi need esmased polaarsuse konfliktid olnud seal kuskil varajases elueas, siis ongi see, et sa tõrjud nagu esiteks selle soovi, et abielluda nagu ära, on ju, selle usu sealt ära, on ju, millest ma enne mainisin, aga siis tulebki rohkem nagu fookusesse see äriline pool ja see paarisuhe siis nagu seda ei tund ja seda ei saa ja davai, whatever, on ju, ja siis mida panedki rohkem sa arendad ennast mehelikus vääringus ja raha on mitte, kuidas ma ütlen, raha on neutraalne, aga kui me räägime polaarsusest ja liidu teekonnast, siis raha on naise jaoks väga maskuliinne element. Ja mida rohkem me arendame ennast mehelikes väärtustes, seda kaugemale sinust liigub mehelik abikaasa. Seda vähem tõenäoliseks muutub see, et sa üldse mehelikku meest tõmbad ligi oma ellu. Ja siis tõmbadki nõrku mehi. Täpselt. Tõeliselt mehelikku meest ei huvita üldse, mida sa õppinud oled ja mida sa teed, vaid tema vaatab, kui palju sinus on puhast naiselikku essentsi, kui vastuvõttev sa oled, kui austav sa oled, kui väga sa väärtustad ennast ja elu, kuidas sa suudad teda austada ja kas sa suudad kanda välja tema reliikvia ja juhatada teda edasi kuningriiki. Ja sa mainisid ka, et mehe DNA on praegu justkui uinunud olekus, et mida see täpsemalt tähendab? Me saame siis, vaata, lihtsalt mees ei ole tingimata mehelik, nii nagu naine ei ole naiselik. Ja lihtsalt mees, see on sugu, mis me saame sünniga, eks ju, looja poolt antud sugu, aga mehelikkus tuleb välja teenida. Mehelikkus on, meestel on initsiatsioonid ja me valmistame oma poegi ette nendeks initsiatsioonideks. Seda on vanasti teinud hõimud, kogukonnad ja tänapäeval need on kadunud. Tänapäeva meeste initsiatsioon on olla see hiiregängster kuskil sotsiaalmeedias või arvuti taga, mida ma üldse ei soovita. Kui sul on pojad, siis vaata, et teie tuppa ei satu üldse need mängukonsoolid ja igasugu tehnikad. Nii et mees peab minema kodunt välja. Mees peab minema välismaailma ja seal ennast siis teostama, kõigepealt saades oma esimese oma territooriumi. Ja alles territooriumiga mees saab mehelikuks. Tal on midagi anda, midagi pakkuda ja nüüd ta on enesekindel ja ta läheneb naistele, sest tal on midagi pakkuda. Nii et tegelikult suures osas, mida mehed teevad, nad teevad, et naist saada. Et naisele oleks midagi pakkuda. See on mehelik mees, tema instinktid. Ja no minul ongi väga palju olnud selliseid kogemusi, kus tegelikult mees tunneb enda sees halba tunnet, et mul ei ole sulle midagi pakkuda ja põhimõtteliselt siis mingil hetkel nagu kaob, sest et ta tunneb ennast nagu enda mehelikkuses nõrgana, on ju, ilmselt, et ta ei saa provide'ida, on ju. Aga siin saad sina teda saad toetada, sest et tippmehi on väga vähe ja see on üks naiste lõks, et kõik soovivad endale tippmeest. Aga sina ei ole tingimata see tippnaine, eks. Nii et me alustame sealt, kus me oleme ja me kasvame koos. Nii et neid valmis kuningaid ei ole või kui nad on, neil on haaremid või neil on juba abikaasa olemas. Nii et tavaliselt me saame kokku kuskilt ebaperfektsest kohast, kus me oleme nii-öelda 2 patust, 2 kusagil oma evolutsioonis, aga kui meid tabab armastus, siis me hakkame koos kasvama ja koos looma. Ja me toetame sellest teineteist, et juba see, et mehe elus on naine, mida naiselikum see naine on, seda enam käivitub mehes mehelikkus. Ja vastupidi, mees muutub aina mehelikumaks, mida rohkem see naine, kes tema vastas on, austab teda ja imetleb ja näeb teda kui mehelikku. Nii et naisena, et olla naiselik, sinu esmane kriteerium on üldse see, et et sina näed teda mehelikuna.
sinu silmade ja südame puhtus. Mulle meeldib, kuidas sa nagu sõnastad nii ilusasti kuidagi. Sa oled ka öelnud, et sa oled nii-öelda keeruliste meeste ekspert, et kes on keeruline mees ja kes annab nagu kahetisi, kes annab siis nagu kahetisi signaale, jah? Ma ütleks niimoodi, et kuna mina olen olnud hästi oma naiselikkuses, siis mees, kes on tugevalt oma mehelikkuses, ongi meile keeruline. Nii et need alfamehelikud mehed, kes on alfamehelik, see on mees, kes on tugevalt oma bioloogias, ta on pakkuja, kaitsja, ülalpidaja, territooriumiga mees ja need mehed on väga tugevalt ka oma vabaduse identiteedis. Nende peamine selline mõõdupuu ongi, nad tahavad olla vabad ja seesama teekond sinna, kui mina vajan turvatunnet ja pühendumist, aga tema tahab olla vaba. No see ongi keeruline, eks, üksteisest aru saada, polaarne kommunikatsioon, see kõik on väga keeruline ja kipub olema niimoodi, et ma toon siia sisse võib-olla kiindumusviisid, et toon sisse selle et mina isiklikult olen siis kokku puutunud just vältiva kiindumusviisiga meestega. Minu enda abikaasa on tervenev vältiva kiindumusviisiga, aga ma ei aseta talle seda identiteeti, vaid lihtsalt praegu toon selle siia sisse. Et mul on siis see äreva vältiva tants on meie suhtes läbi tehtud ja me oleme jõudnud turvatundesse ja mõlemad tervenenud siis selle käigus. Ja see on kõige raskem asi, mis ma teinud olen. Ma arvan ka, et väga ilus nagu. Aga noh, mõtlen, sul jäävad need teatud omadused jäävad alati, eks ju. Me ei ole kogu aeg, me oleme inimesed, me oleme siin kehas, meil on ikkagi, ma olen oma naiselikus bioloogias, ma ikkagi tajun ja kaardistan, kas mul on turvaline, kas see territoorium on turvaline, eks ju. Et see ei ole üleliigne ärevus. Meie asi on siis vaadata, et kas see on bioloogiline või see on mingi koht, mis juba vajaks nagu sellist nagu ravi või tuge, eks. Ja mis juhtus, kust käivitusid sinu need ärevused? Aga pigem siis mina olen aidanud naistel toime tulla vältiva kiindumusviisiga meestega, sest see on olnud minu õppimine ja kogemus. Ja minu mees, tal ei olnud isegi kooselusi enne, tal oli suhteid. Ta oli väga pühendunud oma poissmehe identiteedile ja vabadusele ja meie tantsis sellisest, ütleme siis alates sõprusest, ühendusest, tundma õppimisest, keerulisest suhtest, kohati ka hägusast, pool sellisest ilma piirideta avatud suhtest, siis selline kokkuliikumine, kus siis see ärev ja vältiv üritasid üksteisest aru saada ja meie naiselik, mehelik selline tants turvatundesse, kus me siis ka pikalt elasime eraldi territooriumitel. Miks ma tean seda nii hästi, ma olen seda ise elanud ja kogenud sellega kaasnevat, eks ju, ja kogenud seda, kuidas kui lõpuks me valisime, tegelikult Jumal andis meile valiku, valisime üksteisele täielikult pühenduda, siis tulid kõik viljad. Siis tuli ka maine küllus ja rikkus. Tuli peale lapsekaotust, mille kohta puudusid selgitused, see oli müstiline kogemus, aga meile oli mingi variant ja prognoos, et me ei pruugi lapsi saada, millega ma lasin lahti, ma leppisin, ma läksin oma teed. Meile tulid imekaksikud, bioloogilised, loomulikud kaksikud, mis on Jumala ime ja kingitus. Me saime jõukaks ja kõik asjad, minu hinge kutsumus avaldus. Tema tõusis oma ettevõttes, sissetulekutes, mehelikkuses igakülgselt, nii kuidas mina laskusin aina enam siis usku, usaldusse ja naiselikkusesse. Väga võimas kuulata seda juttu. Aitäh, et jagad. Traditsioonid versus nagu uus aeg. Kas sa oled nagu saanud enda õpetustele ka mingit väikest kriitikat, et mis vanades traditsioonides sa elad ja et kas kuidagi abielu sellisel kujul, nagu me seda tunneme,
nagu hakkab kaduma või just vastupidi, Jaa. tahame tulla traditsioonide juurde tagasi Kõigepealt tulla? kriitikat, no mingil määral mõni troll ikkagi ilmub, eks ju, kui sa avalikkuse ees toimetad ja nemad saavad kohe, enamasti saavad siis blokeeringu. Aga pigem ma ütleks, et ei, ma ei ole saanud kriitikat sellepärast, et ma ei ole, see võib tunduda nagu konservatiivsem, mida ma räägin, aga tegelikult ma ei ole konservatiiv, vaid ma olen bioloogiline alfanaiselik naine, kes on täielikult oma kehatões. See on puhas bioloogia. Ja see trigerdabki. Ja see trigerdab, et tuleb keegi nagu ja mitte ka väga vana, et kuidas ta teab neid asju ja väga paljudele siis valeõpetustele nagu sean küsimärgi juurde ja ma olen seda algusest peale teinud ja juhatanud nendest nihetest siis inimesi tegelikult tõe suunda. Ja ma ei ole saanud kriitikat, vaid väga palju ikkagi tegelikult tänu ja tunnustust ja tagasisidet, mis on väga positiivne. Nii et need, kes mind teavad, ma olen keskel. Nii on valdkonnad, milles ma olen konservatiivsem ja on asjad, milles ma olen väga vaba. Ma ei ole hukkamõistev. Bioloogia on hoolimata meie arvamustest, hoolimata meie mõistmisest, mittemõistmisest, hukkamõistudest, et pigem olen ma ikkagi selline kaasaegne, avatud ema ja inimesed tahavad mu läheduses olla. Minu suhted on need viljad, mida ma näitan, mis on minu sisemise töö viljad, nii et ei. Ma ei ole mingisugune see ainult põlles olev leivaküpsetaja. Ma ei oska leiba küpsetada. Okei, väga lahe. Aga mis sa üldse arvad, praegu on ju ka see hullult nagu tõusnud esiplaanile see esiteks vaba abielu, geid, lesbid, transinimesed, LBGT kogukonnad. Mis sa nagu arvad sellest kõigest? See on nihe. See on mitte hukkamõist, ta on huvitav nähtus ja ma usun, Jumal on mulle näidanud, kust see tuleb. See on liiga sügav, et seda siin arutada. Ma räägin seda võib-olla kogukonnas, aga see ongi territoriaalsete ja polaarsuste konfliktide, sügavate hingehaavade käes olev nihe siis meie algolemusest. Ja olge kuskil seal, aga loojaseadused ja loodusseadused on üle kõige. Nii et vaba abielu kui selline, seda on väga palju, see on sinu valik, kuidas te elate. Nii nagu kõigil on valik, mida ta väärtustab ja mida ta usub. Lihtsalt mina valgustan, kuhu sind viib see teekond ja sellel teekonnal on alati oma mingisugune hind. Igal asjal, mis me teeme, on mingi hind. Sest üks selline legend, mida siis selline üleliia naiselik vaimsus räägib, on see, et sa võid kõike saada. Ja see on natuke selline süüdimatu lapse tasand, et kõike saad. Päris nii ei ole, meil on ikkagi, jah, me võime liikuda oma valgustumisega, me liigume ajatusse, aga meil on ööpäevas, on kindel tundide arv ja tööaeg, eks ju ka, nädalapäevad. Et me ikkagi ennast ei suuda jagada nii palju. Nii et selles reaalsuses ikkagi me peame prioritiseerima, mis teekonda sa kõnnid, kuhu sa liigud ja kuhu see tee viib sind. Kui ma olen väga palju näinud, kui need inimesed ja mul on olnud ju kaksikleeke, kes on ärganud ja seal on olnud mõned ka samasoolisus. Seal toimub see spirituaalne nagu ärkamine ja initsiatsioon, eks ju, aga lõpuks, kui nad jõuavad nende nihete ületamisse, siis nad tulevad tagasi oma algolemusse, naiselikkusesse, mehelikkusesse. Nii et me peaks oma lapsi kaitsma selliste satanistlike trendide eest. Mõned viimased küsimused. Sul on see 8 koolitussari loodud. Jaga võib-olla lühidalt, millest see sari räägib täpsemalt, mida inimene sealt saab? Ma olen läbi selle 10 aasta olen siis teinud 8 erinevat kursust, aga täna ma olen siis kokku pannud, mis mul hetkel on pakkuda, on 2 erinevat. Üks on siis vallalistele, on siis polaarsus ja bioloogia sissejuhatus sellesse. Ja teine osa on siis suhtes naisele, abielu naisele, mis on siis kõrgem jumalikkuse tasand ja liidu juhatus. Nii et peamiselt ma töötan liidu tasandiga ja siis vallalistele on see polaarsuste kursus.
Võib-olla on sul mingi sõnum, mida sa tahaksid neile, kes tunnevad täna, et nad on nii üksi ja kuidagi otsivad seda liitu ja et äkki sa tahad mingi sõnumi neile veel edastada? Kui sul on see hooaeg, et sa oled parajasti üksik naine või vallaline naine, siis me saame alati töötada oma vaatenurgaga. Me saame vaadata seda kui võimalust. Siit tuleb mängu nüüd usuvaade ja usk kõrgemasse, et kõik, mis on millekski hea. Ja mis on sellel ajal hea? Sul on tohutult palju aega, sul on võimalik ennast arendada, õppida, koolitada, reisida, teha asju, mille jaoks, usu mind, sul ei ole aega, kui sul on väikesed lapsed ja abikaasa. Nii et kasuta seda aega. Leia endale vähemalt 1 või 2 positiivset abikaasa eeskuju, naiselikud naised, kes on õnnelikus abielus, kui see on see suund, mida sa soovid. Neid on raske leida, aga otsi need, sellepärast et paljudel puuduvad rolli eeskujud ja need naised mõtlevad teistmoodi kui need, kes ei ole selles kohas, eks ju, uuri neid. Tuleta endale meelde, et sul ei ole midagi viga, sul on vaja lihtsalt harida ennast ja hankida teadmisi juurde. Usu ja usalda Jumalat, et see on põhjusega see hooaeg ja ta valmistab sind ette sinu tähtsaks, sinu abikaasaks. Palu ja palveta, et see tuleks õigel ajal jumalikul viisil ja et sa tunneks selle ära, kui see koputab nii-öelda sinu elu uksele. Aga tule poolele teele vastu, mine kodunt välja, tee ennast ilusaks, aeglustu, hinga sügavalt, kuni läbi oma südame, läbi oma emaka, vaata meestele silma sisse ja siis pööra silmad kõrvale, natuke punasta ja naerata. Hakka märkama mehelikkust igas mehes. Hakka vaatama selliste silmadega, et sa hindad mehi ja sul ei tohiks olla puudu kohtingu kutsetest. Sa võid kohata seda inimest ükskõik kus, aga lihtsalt mine kodunt välja ja pane need palved ja taotlused ja senikaua sinu vallalisuse hooajal loo intiimne ühendus iseendaga ja Jumalaga. Vau, aitäh sulle selle eest. Ja tegelikult ongi nüüd viimane küsimus, mida ma tavaliselt ka oma saatekülalistelt küsin. Et kes on sinu jaoks aus naine, et kui me oleme siin ausad naistes podcastis praegu, on ju, et kes on aus naine? Aus naine on see, kes ei reeda oma keha. Aus naine on see, kes kuulab oma keha sensatsioone, kes õpib kuulama intuitsiooni, kes harjutab, et eristada seda oma sellistest tüütutest negatiivsetest mõtetest. Aus naine on see, kes lõpetab enese piitsutamise, kes ei sunni endal olema perfektne. Aus naine on see, kes on täielikult oma kehas ja naiselikkuses ja kes julgeb väljendada oma naiselikke tõdesi ja seisukohti ka mehele ilma kartmata tolle reageeringut või teda kaotada. See on aus naine, kes ei tee ennast väiksemaks ja ei kuku kokku enese hülgamisse, kes julgeb olla tema ja särada iseendas. Hingan selle kõik sisse ja hingan välja. Võtan selle kõik vastu. Väga õigeid punkte puudutasid. Väga tänan sind, Janne, et sa... Aitäh sulle ja palju õnnistusi. Et sa jagasid ja tulid siia ja leidsid aja. Et ma arvan, et kõik kuulajad, kes seda nüüd täna kuulasid, et leidsid väikseid sõna ja mõttekõlkse iseenda jaoks, et olla iseenda rolliga rohkem joonduses. Ja. Nii et aitäh teile järgmiste kordadeni ja tšauki. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible. Famous, also famous. Number one desirable.